Nii, läks laivi. No nii, tere Herki. No nii, tervist Herki. Siis Herki Ruubel on enda linna peakokk ja siin me ühtlasi ka liigme. Ja kõigepealt ma tahan öelda suur aitäh, et sa nüüd vastu võtsid. Ja oled nõus, siis mina nimetan seda selliseks ülmaks teoks, milles sina ka osaled, ehk siis praegu kõik inimesed on kodus, kõik on igav, võib-olla stressis, ei tea mida teha, ja mina mõtlesin, et kogu see piiratud aeg, nüüd ma pakun siis omalt poolt inimestele igasuguse juurde tegevuse, kus nad saaksid ise midagi teha. Siis see valmistab tegelikult nagu rõõm, kui sa oled nii suurepärasel hakkamas. Absoluutselt. Ja veel rohkem rõõmu valmistab pärast, kui sa saad selle ära süüa. Bingo. Ja sellised toidumehed, nagu me siin oleme, ilmselgelt meil siis õpetame teile, sina õpetad siis, kuidas teha üks väga-väga maitsev soolalõhe tartar. Ja see ei ole tavaline. Jah, et ütleme niimoodi, et eelmine koroona piirangute aeg, kus ma tähele panin, oli see, et inimesed võiksid stressi, sõid mingit jama ja siis pärast oli veel rohkem stressis, kuna kõik lisakilod olid, kuna läksin vastu suvele, kõik oli vorm läinud nagu, siis ma mõtlesin ka, et mõistlikuks teha mingi hea lihtne toit, nii-öelda lihtne, aga natuke teises võtmes, et see oleks tervislik, nagu see sinu teema nagu on tervislik, kus minu teema on lihtsalt toit maitseks jääd, ei ole alati tervislikum, et teha nagu soolalõhe, tartar, aga teha nüüd natuke teistmoodi, et me oleme seda värvinud peediga. Ja tegelikult on see niimoodi, et me oleme seda soolanud 24 tundi, et inimesed, kes te olete, siis meiega koos teevad seda, siis ärge hakake nüüd soolama ja oodake 24 tundi, vaid hakkige see tartar ära ja maitsestage lihtsalt tugevalt soolaga. Et sool sulab nii-öelda selle kalarasvase siis ära, et nii te saate seda protsessi koos meiega siin kiirendada. Aga kes tahab nagu seda homme teha, siis kalale sool peale, meresool peale ja siis keedetud ja riivitud peet. Sa saad seda näidata ka, sest ma võtan näidata natukene neid kõiki komponente, kus siis lõhed, sest praegu seda näha ei ole. Et ma tahaksin toidu kohta lihtsalt seda küsida, et see on nagu täiesti nagu selline nagu resto asi. Et inimene selle valmis teeb ja täpselt nii nagu ma kohe ka mina siit kaamerist ära ja neid detaile näitama, et me räägime nagu väga kõigest kvaliteedist. Ütleme niimoodi, et tegelikult toit on kunst. Nagu selles suhtes. Tegelikult sa võid hakja või maksakastet ka serveerida restorani. Tegelikult see ei ole mingisugust vahet. See on nagu see, et kunstnik näeb seda ja siis sa lihtsalt sätid selle taldrikule, et oleks. Aga restorani toit siis on natukene teistmoodi üles ehitatud. Et kõik, mida me teeme, siis me mõtleme alati tekstuurile, mõtleks pehme, krõbe, siis maitsed, soolane, magus, happelisus. Toidus peab hapet olema, hapet oli liiga palju, et seda on balanseeritud. Et see on nagu see asi, millega me keskendame igapäevaselt, kui me uusi toitu välja mõtleme. Et see on nagu niisugune rohkem nagu tiipteema. Ei ole midagi nii lihtne, lihtsalt on äge töö. Jah, et see aeg on nagu möödus, kus öeldi, et kokandus pole nagu raketiteadus. See võib vabalt olla raketiteadus, aga samas see võib ka nagu hästi lihtne olla nagu sama mingi põhimõtteliselt samades komponentist lihtsalt need kala võivad ja iga kodus iga perre nagu kodudes inimesed pigem hoiavad, mina isiklikult hoian ka hästi lihtsana, aga välja tuleb siis midagi erilist ja sa võid meil olla midagi. Absoluutselt. Nii, aga ma nüüd tõmban kaamera taha, sa lähed siis kaamera ette ja vestlusdiskussioon kõik jätkub ja läheme siis teemaga edasi. Nii, nüüd siis võib-olla siis paar sõna selle lõhe kohta, et võib-olla lihtsalt kiirelt üle käia, mis siis nüüd sellega ikkagi teha vaja on? Siin on siis lõhefilet, mis on nüüd 24 tundi soolatud ja mille peale on siis valatud peedimaht, mis on jäänud järgi peedi riivimisest ja riivitud peet. Kõik, mitte midagi rohkemat. Peet ja sool. Kõik 24 tundi ja siis ta näebki selline nagu punane välja, nagu ta siin praegu näeb. Inimesed, kes ei söö peeti, siis pange lihtsalt soola. Aga kas seal on siis peedi maitse ka tugev juures või? Mitte tugev, aga... Ta ei ole tugev nii-öelda, ta ei tapa nagu lõhemaitset ära. Ta harmoneerub? Jaa, tunneb nagu, et osad inimesed ei meeldi peet. Neile meeldib nagu see kala, nagu see roosasus ja et seda nii-öelda, siis ei pea üldse seda peeti panema, et võite lihtsalt soolata ära. Võite lisada sidrunikoort,
appi, tilli, mida iganes. Okei. Seal ei ole niisugust Okei. reeglit. Aga muidu sool ja peet ühesõnaga, Sool ja et peet. saada selline tulemus. Ja. Super. Nii, ja käime siis ülejäänud komponendid ka üle, et mis meil siin on siis, mis veel tuleb, et sa hakka näitama ja ma hakkan ka näitama. Et siin on meil siis meresool, Ja. mis on nüüd jahvatatud, sellega maitsestame kreemi. Ja. Siin on siis köömned. Minu lemmik. Nali. Mis on siis kergelt röstitud. Okei. Hästi õnnult. Võib-olla siis läheb loosi isegi. Köömnetel on siis need eeterlikud helid, mis tulevad välja, kui sa röstid. Ja. Et see nii-öelda maitse tuleb esile, et nii-öelda sees on seemned. Oota, anna ma proovin ühe, äkki. See on ajalooline hetk, kui sa mulle maitse. Okei, lähme edasi. Köömned on paljudele nagu vastuvõetamatu, Okei. aga ta sobib mõnede toitu. Jaa. Näiteks, et kui sa köömnet eraldi, see Jaa. tundubki rõve, Jaa. ka minu jaoks ka rõve, aga kui ma söön kalaga koos, siis see... Tead, see röstimine praegu parandas natuke olukorda, ma ütlen ausalt. Nii, siin on meil siis sinep. Jah. Siin on meil... Ja see on Dijoni sinep, jah? Dijoni sinep, jah. Mina helistan alati Dijoni sinepit, sest mulle see Eesti kange sinep nii väga ei see... Ja minu arust on niisugused kõik... Seda sa paned sealiha käntsaka peale, on jah? Tapavad isegi maitseid. Ja. Mina helistan ka täiesti Dijon sinepit või siis võite kasutada ka inglise seda magusamat sinepit. Et seda kasutatakse, mina helistan prantsuse Dijoni. Siin on siis meil Philadelphia toorjuust, täiesti plain maitsega. Siin on meil vahukoor. Juhu. Nii, väga hea. Ja siin siis on kahte sorti pärdisibulaid. Okei. Et inimesed, kes nüüd kodus, kes poes nüüd ei leia toorest pärdisibulat, võite kasutada ka neid purgis marineeritud sibulaid. Võtke vedelik ära. Mis ta nüüd kollaseks teeb, on see, et ma olen võtnud safrani ja valge veini, ajan keema ja panen sibulale peale. 2 tundi seisab valmis. Ja siin ajate punase veini keema, valate sibulale peale, seisab ja siis ta lähebki selliseks. Et ma ei ole kummutanud neid, kui ainult nad on kuumenenud või küpsenud. Ma pean maitsma ka, vabandust, ma niimoodi näppudega. Ongi veini maitse on juures. Võtan seda teist ka siis juba. Siin on ka. Et noh, paljud inimesed on harjunud suuri rattaid lõikama kalavõilja peale. Lihtsalt päris sibul lõigati lahti ja siis tõmmata nagu lehvikuteks. Kui te tahate kodus restorani lükkama toitu, see on nagu nipp, et kuidas sibulat nagu restoranis saaks serveerida. Nii. Ja röst sai. Aupi. Ma minastan ära. Nisu jahu. Ei, see on okei. Selles mõttes, et kui ma kuskil väljas söön, tegin kunagi ammu juba sellise otsuse, et ma usaldan peakokkasid. Selles mõttes, kui ma Google'i sööma lähen ja kui see sai seal on, see ei tee mitte midagi hullu selles suhtes. Et ma ei söö seda tihti, on ju, aga kalaga koos töötab see kõige palju. Ma ei tahaks elu sees mingit sepikut või mingit pruuni asja. Kas leib või sai? Minul enda sama asi, et mina väga palju sai ei söö. Mul ei olegi trenni talummatust, aga lihtsalt kui ma elasin 10 aastat tagasi Londonis, siis ma sain seal nii-öelda seda valget leiba söögi alla ja söögi peale. Mul tekkis mingi plokk nagu saia. Ma söön teda, aga mitte ka nii tihti, pigem ma eelistan ka musta, tumedat Eesti pärast leiba, aga kalaga leib see mõeldamatu. Sellepärast ma sööngi saia näiteks kalaga, kui mingi maasütsu siik on, siis ikka must leib ja... Muidugi, teatud asjad lihtsalt töötavad koos paremini ja nii on, on ju. Alustaks siis kõigepealt ma näitaksin, mis me saiaga teeme. Muidu me oleme harjunud, paneme saia rösterisse ja on valmis. Aga seekord me lõikame nii-öelda ääred maha. Tšekiga Heikil nuga, vabandust, Herki. Nii, ja siis me võtame niimoodi, et me lõikame selle saia niimoodi pooleks. Terav nuga peab olema selleks. Ja selleks peab nagu tõesti terav nuga olema. Kui teil kodus teravat nuga pole, siis... Terav nuga ja täpne käsi. Kirurgi selline väikene laks nagu. Nii, olemas. Nii. Ja siit lihtsalt lõikame läbi. Super. Ja et saia krõpse teha. Ühesõnaga mega õhukene, veel niimoodi. Tegelikult ei olegi vaja õlemat. Tegelikult, kui sa väga tahad millest ääred maha lõigata, saad sellega ka lihtsalt rullida. Aga lihtsam teha, kui saia nagu pooleks lõigata. Selge. Siis me rullime ta ära.
et noh, nüüd on näha ikkagi, et see Võimas, jah. siit nagu paistab läbi. jah. Ilusasti. Ikka ilusaks, jah. Ilusaks. Ja siis me võime ta kolmnurgast lõigata, kes tahab väiksemaks lõigata ja kes üldse tahab, kui on mingid väikseid vorme, võite vormiga välja lüüa, panete küpsuspaberile, 2 plaadi vahele, ütleme 200 kraadises see muutud lahju, 3-4 minutit. Ja selle viisiga on hästi huvitav, et vaata, sa tegelikult teed need niisugused siin praktiliselt selles mõttes nagu kogu sellest, kui keegi nüüd ütleb, ei, mina saia ei söö või ma ei taha seda palju süüa, seda on imevähe siin. Põhimõtteliselt on võimalik seda toit üles ehitada niimoodi, et sul on pool viilu saia seal. Pool viilu ei ole niimoodi, vaid sul on lihtsalt niimoodi lõigata. Aga kui meil on 2, siis ma panen nagu terve viilu. Jah, me sööme 1 viilu saia tegelikult. Kahe peale, jah. Et kui sa kodus teed nii-öelda võid ja grilli vahel saia, siis sa teed ikkagi 2 tükki, mis ühest ikka saab. Ei, no muidugi. Tendist sul 4 viilu saia. Praegu sul on pool. Selles suhtes nagu ma ütleks, et see nagu väga ebatervislik on. Ei ole. Ja me praegu niikuinii keskendume tegelikult muudele asjadele, ehk siis midagi erilist, midagi maitsvat, midagi teissugust. Kuigi ma ütlen ausalt omast arvamust, et restoranis nagu tervislikkust saada on nagu suhteliselt keeruline. Selles suhtes, et sina, Erika, oled nagu tervislikkuse spetsialist. Mina olen nagu maitsete spetsialist. Et alati, kui me restoranis käime, siis ilmselgelt alati või vammupuur, hästi rasvased asjad. Süsivesikud koos, ilmselgelt see nagu ei mõju kõige paremini meie välimusele ja asjadele. Aga siiski, me ei käi ka restoranis. Me oleme vormis poisid. Piitsaps ikka punnitab nagu. Varsti on uus särk vaja osta. Suvel on see rannapiitsaps, loodetavasti rand tehakse lahti. Lähme, ma tulen ka sinna, läheme, paneme ennast kirja. Paneme kirja. Nii, et siin siis 2 plaadi vahele, 2 küpsuspaaberi vahele läheb ta. Oota, aga nüüd seleta, miks me nii teeme, ma ei ole näinud sellist asja varem. See on sellepärast, et kui ta küpseb, siis ta jääb meil võimalikult lame. Et ta nagu üldse kerkima midagi järgis, et ta nagu krõpsuks. Paneme teise plaadi peale, siis ikka vabalt veel keha raskusega peale suuta. Ja kodustes tingimustes võib midagi muud peale panna, senikaua, kuni see on lihtsalt nagu lame. Või 2, samamoodi ahjuplaadi vahel. Sellist lihtsalt koduplaadi. Okei. Ja siis miskid lihtsalt 200 kraadi, jah? 200 kraadi. Lahti, paneme mingi 3-4 minutit ja siis kontrollime. Loodame täna küll. Noh, see uus ring. Professionaalses köögis kõigepealt. Laivis kõik, mis valesti saab minna, läheb tavaliselt. Aga me proovime nii, et ei läheks. Nii. Ma jätaks selle, kuna see on kõige mustem töö, sest peetama värvi, siis ma teeks kõik muud asjad enne ära. Nii, siin on meil siis tooljuust. Tooljuust. Siis näpu otsaga soola, köömned. Et mina siis täna hakin köömneid. Professionaalses köögis me kasutame kohviveskit. Nii, et üldse maitseainete purustamiseks. Aga kui te seda nüüd kodus teete, kui te ostate endale kohviveski, millega köömneid või seemneid või asju purustada, peate selle jumalas kohvi purustada. Et selleks peab eraldi nagu masin olema. Vanasti kasutad juhtmurit hästi palju. Tänase päeva kasutus kohviveskit läheb miljon korda kiiremini. Aga kuna meil on nii väike kogus siin teha, siis ma lihtsalt noaga hakin seda ja soovitatav on panna lihtsalt teine käsi peale, siis ta ei löö nii laiali. Väga hea. Ja mida peenem ta on, seda parem ta reeglina tuleb, sellepärast, et siis ta ei jää nagu hamba alla. Eriti sinusugust ei armasta seda, et... Ma saan küll selles mõttes osade toitude sisse vaata täiesti köömes käib, on ju, ja siis on täpselt selline teema, et kui see on nagu pulbri kujul on jahvatatud, siis ei ole mul mingit probleemi. Nii, et paljudel ongi minul isiklik foobia on sibul. Nii maitseid kui tekstuur. See oleks pidanud mu hirmu saatisse tulema, ma oleks Sibula farmi suga läinud. See oli päris kohutav minu jaoks terve elu on sibulad. Nii. Nüüd me lisame siia vahukord.
natukene ja siis lihtsalt segame läbi. Me räägime siin niimoodi, et toorjuust oli siis umbes selline 2 supilusikatäit ja vahukoort siis selline 2 supilusikatäit või? Ei, ma arvan pigem isegi vähem. 1? Jah, üks supilusikatäis, et ta lihtsalt natukene kreemi on jääks. Ja. Selge. Üks variant on mitte lusikada segada, vaid mina söötan ka, sellel on visplit kasutusena. Et see on paljud vaatavad sellest, mis imelikku visplit kasutab. See on tegelikult mõeldud kastmete vispeldamiseks. Et no nii, olemas. Nii, see on olemas. Siis me kasutame pritskotti. Kellel kodus ei ole pritskotti, võib vabalt panna lusikaga, seda pärast toidu peale. Või tõmmata ka lusikaga taldriku peale laiali selle, et nagu kuidas serveerimine on. Okei. No pritskott on. Seda saab teha ka kuidagi moodi, on ju? Jaa, küpsuspaberis saab seda keerata. Ja. Tänapäeva mitte lihtsamalt osta. Ja. Ma ütlen üle. Osti 10, jah? Ei ole. Kusjuures meil Eerikuga sama asi, et mulle ka väga 10 maitse. Aga mu igapäevatöös ma ei saa lähtuda sellest, mis mulle maitse, vaid see, mis pigem kokku sobivad. Jaa, no ma panin ka heeringa kilu toitumiskavasse. Mitu aastat läks aega, nagu lõpuks panin ära nagu. Ei söö neid ise, noh. Nii et pritskotti ühesõnaga lihtne, seda saab tegelikult saab seda ka tavalisest kilekotist teha, kui on kodus, on ju? Lihtsalt sellega tuleb hästi ettevaatlik olla, sest pritskott on nagu mingi 2 või 3-kordse paksusega, on ju? Jah, ta on ikka, selles suhtes ta on ikkagi hoopis teine plastik. Ta on nagu kummikinna. Ja. Kui kasutada kodus neid ühekordseid pakku, siis peate mitte väga tugevasti suruma, et kohe keset välja teha. Selge. Nii, noh, olemas. Oda, anna mulle räägi natukene. Nii. Et ahjud on sinna maale jõudnud, kus nagu tümm hakkab käima, kui valmis on, või? Jaa, see on niimoodi, et see on nagu väga high-end ahi ka. Et start-nuppu on tegelikult ei ole. Start on enter on see, kus uksi kinni paneb. Ja sul on võimalik see tümmi laadida ka. Mõni tahab värpi, mõni tahab heavy metal. No nii. Siin ta on. Kuule, läks hästi või? Läks meil hästi, jah. Sa oled vist varem ka seda teinud? Et nüüd me näeme nagu, et üks viil jäi meil natuke paksem. Selle ajaga ta jäi vähem. Ja teine on siis ilus nagu kuldpruun. Aga kumbat me tahtsime? Kumbat sa tahtsid? No hea oleks, kui ta oleks ikkagi ilus kuldpruun. Ütleme need, et restoraniköögis ma paneks need 8 minutiks veel. Aga kuna meil siin on nii-öelda näidispots olemas ja me ei ole väga valivad, et siis meil on nii-öelda see varustus olemas. Selge. Mina eelistan jah, kui ta on niisugune nagu ilus kuldpruun. Nii et see on siis nagu idekas ja see on maitse. 2 minutit tahaks nagu veel. Et ta on nagu tunde ka, et ta natuke nagu pehme. Ta on mõnusalt krõbedad. Aga ta vist tõmbab tahkeks kohe siin, on ju? Jah. Et see vesi või see aur, mis seal üldse on, või mitte aur, vaid vesi tuleb, see aurab ära ühesõnaga, et siis on nagu täis laks. Nii. Ja neid siis ka väga ettevaatlikult, sest need võivad väga keeruline krõps teha ja ongi pidu läbi. Et nii ta on. Aga see on hea nipp, nüüd ma olen targem. Jah, see hoiab seda mõnusalt nagu lamedama, et kertlid on hoopis teistsugused. Okei. Nii, ja nii paneme selle siia. Lõhe siis lõikame siit. Et nagu te näete, on see roosakas lõhe värv on nagu säilinud. Et osad, ma tean, kokad teevad niimoodi, viilutavad lõhe ära ja panevad siis peedi sisse, et ta jääks nagu täiesti punane. Viil on seest punane, aga minul meeldib see, kui punane sõõr on nagu ümber. Ja see on ilus. See on ilus ja mu küünarnuki all oli väga kuum. Ai, ja siin oli ka kuum. Ma unustasin ära selle. See on köögis nagu peab harjum ära. Ma ei ole professionaalses köögis ammu olnud. Aga väga hea on siin olla. Väga ilus, vaadake, milline ilu. Et jah, mõned inimesed nagu, või mõned kokad nagu panevad, et oleks täiesti nagu selline oleks. Aga mina ise eelistan, kui
niisugune värvivahe on. Jaa, no see on rohkem nagu selline veistoores või mingi ülitume tuunikala, aga see on nagu selline ilusa äärega, see on äge. Ja seda saab tegelikult teha iga kalaga, põhimõtteliselt näiteks siig, forell, no vahet pole selles suhtes, on ju. Siiaga ma nüüd ei soovitaks, kuna siig on nii hõrk ja siig, nagu me teame ikkagi, on 3 korda lai nagu lõhe, et siis ma ei hakkaks siiaga, ma paneks siiale lihtsalt soola peale, võib-olla liigiks natukene sidrunit, 2 tundi, 3 tundi ja kõik. Aga seda peidi efekti lihtsalt võib-olla väike kiht. Sa võid panna selle peale, aga... No ma proovin, ma annan teada, mul on siia fileed, ma natukene, nagu ma rääkisin sulle ennem, et mul seal saare peal mulle... Nii, ja siis siit lõikame naha pealt maha ja nüüd ongi, et noh, kuidas inimesel soovi on, me võime ju tegelikult ta niimoodi ka serveerida. Noh, paneme siin 2-3 viilu, kes tahab nüüd restorani teha kodus, kuna me nii hakkime selle täna ära, siis me võime vabalt teha niimoodi, kes kodus tahab oma tuttavaid üllatada näiteks või et meil on võimalus ka niimoodi serveerida tegelikult, meil on võimalus ka lihtsalt rustikaalselt serveerida, panna niimoodi või siis hakkida ära. Täna me otsustasime, et me hakkime ära ja teeme sellest niisuguse tartari. Supsti. Et inimesed, kes muidugi vaatavad praegu, mõtlevad, kuidas nagu nii kiiresti hakitakse, siis mul on lihtsalt üks soovitus, kõige lihtsam on see, et noa ots kordagi üles ei tõuse. Ainuke, kui me näeme mingi peale sibulat niimoodi, see on okei, aga kui sa näiteks lõhe või porgandit või midagi ükskõik, mida hakid, siis noa ots on kogu aeg maas ja me lihtsalt hakime. Tegelikult sa hakid selle tagu osa. See on ülilihtne tegelikult. Ma mõtlen selles mõttes, et meie nagu teeme seda nagu, ma ei tea, nagu hingame sisuliselt, sama loomulik on see liigutus. Paljud arvavad, et see on nagu nii raske, tegelikult seal ei ole midagi, nagu selles mõttes, et nagu harjutad, nädala ajaga sisuliselt inimene juba valdab seda sama hästi. Hakkimine kohas tegelikult lihasmälu tegelikult. Jah, täpselt. Et selles suhtes, sa ju liigutad nuga. Mina võin niimoodi, et ma võin sul kaamerasse ka vaadata. Ja silmad kinni põhimõtteliselt hakkida, et... Nii, nüüd sul on juba 2 näppu alles. Valud. Veren ja veidilid ja hakkid. See vahet pole mingi näputartar. Selles suhtes nagu... Ja, kui suures täiesti näete, jah. Ja nii on. Sellega, jah. Piisava harjutuse korral saab igaüks hakkama. Täpselt. Nii. Ma lugeksin natukene meil sinepi. Jaa, ohoo. Sinep läks siis kala sisse. Nii. Nüüd segame natukene selle läbi. Seda võib kausis teha, lõike laua peal teha, kuidas inimene ise kodus soovib, et nagu kokandus on niisugune hästi loominguline. Segate siit, siis näete, et natuke suuremad tükid, siis on võimalik kohe läbi hakkida. Nii. Ja nüüd võtame siis taldriku. Ja siis sätime seda asja taldrikule. Taldrik on igavene uhke. Taldrik on selline, suuremat sorti. Et taldrik on alati kokajaks kui lõuend. Et alati nullist me alustame. Nüüd mina kasutan niisugust metallrõngast, kes kodus rõngast pole. Te võite vabalt panna tassi või klaasi teistpidi, sest meil on tegelikult vaja viiada ainult šablooni. Et me võtame selle kala ja serveerime viiada ringiratast. Niimoodi või? Hästi lihtne tehnika, aga millegi pärast väga palju inimesed ei tule selle peale ise. Mina oleks selle sinna sisse pannud. Siis sinna vormi sisse, see ongi see, et pannakse väga tihti. Ja. Sa saad selle vormi tegelikult hoopis teistmoodi. Vaat kus, näed, see on päris hea. Ma ütlen ausalt, ma tegin vea, ma tulin kergete eelarvamustega. Ja nüüd ma pean tunnistama, et eelarvamused jällegi on üks
asi, mida ei tasu teha, ehk siis panna paika mingeid ootusi ja asju, sellepärast et see, mis siin praegu toimub šabloonist, see on šabloonist välja mõtlemine. Põhimõtteliselt jah. Me ei ole kastis või šabloonis sees. Väga hea. Rõngast välja. Rõngast väljas täpselt. Ja sellega on nagu nii lihtne seda ringi selles mõttes teha, seda ideaalset ringi. Pärast on seal mingi munakuju või mis iganes on ju. See on siis kõik mida teha. Ja nüüd Kuule, see on juba ilus, palju maksab? See on tasutatud. Erik Tähan tasutatud. Yes. Siis on see kreem, mis me tegime. Nagu restoranilikult me võime seda täppidena serveerida. Jaa. Otse loomulikult. Kes tahab, võib seda lusikaga panna, kes tahab seda siia taldriku põhja tõmbada, kui sul on tume taldrik, tõmbad selle valge kihi põhja ja siis paned sinna peale seda. Tead, ära siin innusta inimesi väga palju, pärast on kõigil taldrikud on määritud ja värki, et see on, aina paremaks läheb. Nii, nüüd me võtame krõpsukesed. Ja alati, kui te kodus ka serveerite, väike nõuanne teile, et ärge kunagi pange nagu ühte moodi, nagu sõduril ritta, et palju orgaaniliselt on teistmoodi, nagu te näete siin, siin on seda kala palju vaja, siin on rohkem, siin on vähem, et oleks sükene orgaaniline, et toit on loodusosa, aga loodus ei ole ka identne mitte kunagi. Et siis ma paneks siia oma 3 krõpsu. Nii. Mõne sibule. Nii et sellel juustul on ka selline, kuidas ma ütlen, nagu vundamendi, ma ei oska muud sõna öelda, vundamendi selline nagu eesmärk, et ta kannab neid teisi asju seal, aitab hoida. Siin sa võid ka nagu lõhes suruda, aga ta ikkagi libiseb siin natukene, et see... Ei, pigem juust siis juba ikka. Ja põhimõtteliselt minu poolt on nagu kõik, et sükke toitu täna meil tuli, et väga hea. Ja nüüd muidugi kõige tähtsam, selles mõttes, et jah, välimus, jah, see on ilus, ma olen nõus. Aga kuidas see asi maitseb? Kuidas see asi maitseb? Seal ta on ja siis... Kohe ma lähen nüüd pilti tagasi. Nii, okei. Kuidas ma siis peaks võtma? Siin võiks olla siis põhimõtteliselt kas kõik asju koos peale. Ehk siis kala, sibu ja chips. Põhimõtteliselt, kui alati midagi restoranis või kusagil väljas sööte, siis lusikas võid seda sama kasutada, ütleme pool lusikas. Ja kõik asju sööte alati koos. Proovige natuke igat asja, et siis teil see maitse kooslus tuleb nagu esile. Ma ütlesin enda siia kõrval, ma olen järgmist pärast laivi 2 korda rohkem. Ja ta on üli lihtne, tegelikult ongi, kui kala ette ära soovata, siis see on tegelikult circa 10 minuti töö. Et... Inimesed teatud ei ole. Tegelikult ütleme niimoodi, et toidus ongi, et lihtsuses peetud võlgu. Mille peale on kõige rohkem praegu hämastanud olen, on see, et see köögimaitse, kui see on sulle sobib siia. Jah, ma ütlengi, et nagu sa enne proovisid, sul ei maitsenud see köögimaitse. Et sulle see köögimaitse ei meeldi. Mul tuli kananahk peale. Et sama asi, mis ma enne ütlesin, et üks asi, mis võib eraldi nagu rõve olla, rõve nagu halb sõna öelda. Aga nii on, köögimaitse minu sullis on. Jah, aga kooslus kreemi sees kalaga, ta on perfektne. Et selles suhtes. Ma pakkin sulle Saaremaal ka. Ma tahan seda öelda, et seda sahvranvalge ei minu. Sahvranvalge ja puhas punane. Ja ma isegi ei lisanud soola. Need on, mulle üldiselt marineeritud siduga tegelikult ei maitse. Ma olen nagu värske suur fänn ja ma nagu tahtsin küsida, kuidas meelest ära. Aga jällegi, need on asjad, mida ma kindlasti tegema sellepärast. Punase veini maitse ja siis see valge veini maitse, sibu.
ja samas, kui mõni ei taha näiteks sahvin, niisugune spetsiifiline maitse, lisagi karvipulbrit või lisagi kurkumi natukene või midagi, et noh, tegelikult ta natuke annab mingit niisugust vürtsi või niisugust nagu teistmoodi idamaitset ka juurde, et ja pluss ta tekitab ilusa kollase värvuse, et ja inimesed, kes mõtlevad, loo valge vein natuke happeline, mis kalaga need läheb, aga samas ta võite Põltsamaa kuldset kasutada, mis on tegelikult õunates sättevein ja sobib ka ideaalselt nagu, et inimesed, kes te vaatate kodus süüa, et ma ütlen, olge loomingulised oma igapäeva toidu tegemises. Et kalavõileiba võib ka väga ägedalt teha, pange punases veinis marineeritud sibul peale ja ongi hoopis teine kiksa asjale. Aga see sisuliselt oli ka kalavõileiba? Jah, tehniliselt on inspireeritud nagu võileivast, et saia peale lõhe panna ja sibul peale ja natukene tooljuustu või kudujuustu kreemi, kuidas keegi eelistab, on kalavõileib, aga samas me võime selle detailideks lahti võtta, et serveerida restoranil ja nii on võimalik kõikide toitude peale restoranil serveerida. Ma olen tervislikkuse maitse nende aga igatahes suur aitäh sulle. See on tõesti fantastika. Ma ei ole seda rääkida, et ma tean, et nii palju kõik, aga siin on nii palju, ma lihtsalt nagu siit sain nii palju informatsiooni ja ma loodan, et teie samamoodi saite siit samamoodi informatsiooni, positiivset emotsiooni, tehke järgi, saate mulle pilt, kes selle tegi järgi, kuidas teil välja tuli, täpselt nii teete, nagu Erki õpetas, siis täpselt selline tulemus teil tulebki ja uskuge, et see on tegemist vähe. Nii lihtne ja maitse on lihtsalt 10 korda parem. See tegevus, see maitse tõuseb fantastika. Nii, kõik, suur aitäh, et seda oma poolt ei öelda inimestele. Ma ei oskagi nii öelda, ma ütlesin ära, et olge loomingulised oma toiduga ja paljud inimesed ütlevad, et ma ei sai seda toidu enda sinu kohustusena. Et see ongi sellepärast, et me tihti oleme silmaklappidega, kes kokkaks pole õppinud, see kodus hakkida kasvet, aga olegi loominguline, nagu sa hakkad seda nautima, minu jaoks on söögi tegemine rahustav tegevus. Okei, suvistel päevadel, kui minu restoran kuulis on, siis ta ei ole alati mingi rahustavam, aga täna ma näiteks peale seda lähen koju ja hakkan pitsat tegema. Ise teen taigna, kergitan 2 korda seda asja ja see minu jaoks rahustav tegevus nagu. Kas siin on ka palju korda? Aga korda ma arvan kindlasti. Kindlasti. Ja loodame, et siis teeme midagi teistmoodi ja ägedalt lihtsalt asju. Aitäh sulle. Loodab teile meeldis ja korda. Jah, kindlasti. Aitäh sulle. Tšau. Tšau.